millal te alustasid? Ma vist esimesed klaveritunnid olid 6-aastaselt, aga eks ma niimoodi sujuvalt alustasin natuke enne seda, sest klaver oli kodus ja mõlemad vanemad mängivad klaverit ja siis see niimoodi algas. Aga siis hakkasin tunnis käima niimoodi Tallinna Muusikakeskkooli ettevalmistusklassis. Kas sa leiutada oskad? Leiutada? Ma arvan, et nüüd muusikast rääkides, et ikka tuleb ette, et jaa, oskan. Mida sa leiutada tahaksid? Ma arvan, ma leiutangi seda, mida ma leiutada tahan. Ma tahan leiutada mingisuguste nootide kombinatsioone, mis mulle endale meeldivad. Mille pärast valisid tegelemiseks muusika? No, see kõlab võib-olla natuke imelikult, aga võib ka öelda, et see muusika valis ise, et võib-olla see teadlik küsimine, et mida valida või et valida muusika, et see tuli hiljem, kui ma juba niikuinii muusikaga tegelesin. Nagu ma mainisin, et vanemad on muusikud, et siis see läks niimoodi sujuvalt. Kas sa maalida, joonistada oskad? Pole tükk aega katsetanud, kuigi nüüd oma lastel on ikka pliiatsid käes, aga ei ole kokku puutunud enam aastaid. Kuigi ma kunagi mäletan küll, et isegi sain kingituseks mingi akvarelli komplekti ja siis ma joonistasin lauluväljaku ja kõikide nende lauljatega. Ma mäletan, et ma tüdisin nii ära nende peanuppude joonistamises, ma täitsin kogu lauluväljaku inimeste peadega ja see kestis väga kaua. Võib-olla see oli vale motiiv. Miks klaver nii suur on? Selleks, et kõlaks, ma arvan, mida suurem klaver, seda suurem kõla. Millal sa viimati laulu kirjutasid? Millal ma viimati laulu kirjutasin? Väga hiljuti, mõned kuud tagasi kirjutasin meeskoorile laule, nii et siis ma kirjutasin laule. Miks paljud laulud räägivad armastusest? Eks ole selline universaalne teema ja lõputu inimesi ühildav küsimus, mis ei aegu kunagi, võib-olla selle pärast. Millega sa vabal ajal tegeled? Näiteks söögi tegemisega. Kas klaverit mängides on hea tunne? Enamasti jah, aga eks on erinevaid päevi, erinevaid klavereid ja erinevaid kontserte, nii et see natuke oleneb. Miks muusika rahustab? Miks muusika rahustab? Ma ei ole üldse kindel, et muusika alati rahustab. Mis juhtus siis, kui sa esimest korda klaverid haistusid? Ausalt öeldes ma ei mäleta seda, eks ma panin käe kuhugi suvalisse kohta ja vaatas, mis juhtub. See oli pigem selline natuke popmuusika suunas minev, ma arvan, katsetus. Kas sa oskad mõnda laste lauluklaverit mängida? Jaa, ikka oskan. Näiteks väga tihti peaaegu igal kontserdil mängin igaühel oma pill. Hakkasin kunagi trumme mängima ja isegi gitarri katsetasin, aga siis kuidagi läks nii palju aega ja energiat ikkagi klaveri peale, et oli selline teadlik otsus, et tegeleda pigem ühe pilliga. Aga kas te mängite pilli? Ma mängisin 1 aasta trummi. Ma mängin gitarri, aga ma olen järgmist aastast hakata õppima ukuleelit. No siis head festivali!